No tere kõigile, Hõbekun siin jälle ja mõtlesin, et võiks jälle rääkida teile natuke, mis maailmas toimub. Täna on siis 1. august 2024 aasta ja hõbeda hind on meil hetkel untsi kohta 26 eurot ja 74 senti. Siin eile oli 25 euro peal lausa, et tegin ühe ostu omal kohe, et sai siit soetatud siis 2024 aasta panda. Et selle aasta panda ostsin. Hind oli langenud jälle natuke ja nüüd on juba jälle euro võrra tõusnud. Aga kuld selle eest, kuld on hetkel untsi kohta siis 2257 eurot. Kuld püüab siis jälle ajaloo rekordit. Ta on liikumas väga ilusa sellise skaala järgi ülespoole. Aga siinkohal mainin ära, et mina ei ole mingisugune finantsnõustaja. Ma olen suvaline tüüp YouTube'ist, kes avaldab oma arvamust ja teie enda teha on see, kas kuulata mu juttu või mitte kuulata. Ja kaasa saate rääkida kommentaarides. Ühesõnaga, mis viib kulla hinda hetkel üles, on see, et nagu me teame, siis Ameerikas on tulemas suured valimised. Ja inimesed ei tunne ennast kindlana, kes see võib võita. Ja käivad jutud või täna öösel või kuidas kellele, kus maailma otsas ta asub parasjagu. Nagu te teate, siis Iisrael ja Palestiina on sõjas, on ju. Ja siis kogu aeg need Hamasid ja värgid ründasid samuti Iisraeli. Iraani mõjul siis. Ja nimelt siis Hezbollah on ka selline terrorirühmitus, et nende juhid tapeti ära. Et üks nendest suri siis Iraanis sees. Kui ma ei eksi, siis droonirünnakus, saate aru. Iraan, suur riik, Iraani pealinnas lihtsalt droonirünnakus tapeti Hezbollah pealik ära, kellega parasjagu siis Iisrael pidas rahu rääkimisi. Nüüd ei ole enam kellega rahu rääkimistest juttu ajada, et nüüd on arvatavasti võib kiskuda sõjaks. Ja Ameerikal on sõda väga vaja, kuna inflatsioon on nii suur ja sõjamasinad on vaja käima lükata, mis toodaks raha. Ja üsna tõenäoliselt, ei pruugi 100% kindel olla, aga üsna pea võib Ameerika minna sõtta Iraaniga. Mida see tähendab siis meile? See tähendab seda, et kui maailmas on hirm ja sõda, lööb see kulla hinna veelgi ülespoole. Aga mida see tähendab veel, kui nüüd Ameerika lähebki Iraaniga sõtta? Iraan toodab kogu maailma kogusest 20% naftat enda riigis. Kui nüüd Ameerika peaks minema sõtta Iraaniga, siis järsku kogu maailma varudest 20% jääb saamata. Ja kui võtta kogu maailma suuruselt seda, siis 20% on väga suur arv. Kui 20% jääb saamata, tähendab see seda, et nafta hind jällegi tõuseb ja päris palju. Ja kui nafta hind tõuseb, järelikult paneb kuld veel suurema tempoga ülespoole. Nii lihtsalt on. Millest ma veel tahtsin rääkida? On see, et kui vaadata siin näiteks on selline leht nagu nimi on tal õige siis usdebtclock.org. Et see on selline koht, et siin on selline Ameerika riigivõlg siis ühesõnaga. Ja see tähendab seda, et siin on kõik info olemas. Et kui nüüd vaadata seda numbrit siin, Ameerika riigivõlg, näete neid numbreid, kuidas see läheb iga sekund ülespoole.
35 triljonit on hetkeseisuga Ameerika riigivõlg. Saate aru või? 35 triljonit. See tähendab seda, et kui iga inimene, kes Ameerikas elab, absoluutselt igaüks, laps, pensionär, imik, kõik, tema peaks maksma $103 845 tagasi nagu kohe, et see saaks tasutud. Kui võtta ainult maksumaksja, tavaline inimene, kes käib tööl, täiskasvanud inimene, siis iga inimene peaks maksma $267 000, et saaks see riigivõlg tasutud. Aga nagu teada, see on võimatu. Sellist asja ei juhtu kunagi ja see lihtsalt ei ole võimalik. Nii. Nüüd varsti on Ameerikast tulemas jälle rate cut. See tähendab seda, et kui see läbi läheb, siis lükatakse pankade poolt rahamasinad täies hoos jälle tööle ja prinditakse dollareid ilgetes kogustes jälle juurde. Ja mida see tähendab? Tähendab seda, et inflatsioon suureneb veelgi ja ostuvõime väheneb. Aga mis meil sellest? Meile tähendab see seda, et kuna Ameerika dollar on ülemaailmne raha, kõike, vahet ei ole, kust riigis sa oled, üle maailma, kõike arveldatakse dollarites, kui sa tahad osta midagi väljaspoolt oma riiki. Ühesõnaga, see tähendab siis seda, et siin öeldi, et 1 triljon tuleb umbes 100 päevaga juurde. Et see võlg suureneb jõhkralt lihtsalt. Kui liikuda nüüd allapoole, siin on selline asi nagu defense ja war. See tähendab siis Ameerika kaitse ja sõda. Hetkel on 912 miljardit. Ja nüüd vaadake siia kõrvale. Et see on siis kui see sõja ja kaitse see raha, mis siin on 920 miljardit, et kui selle kaitse jaoks on võetud praegu 912 miljardit võlgu ja intress tõuseb juba peaaegu samamoodi 912 miljardi peale, siis varsti näete seda, et umbes 6 aja pärast on intress juba mööda pannud sellest võlast. See tähendab seda, näiteks, te lähete ostate omale auto, võtate pangalt laenu. Võtate näiteks 20 000 eurot laenu ja intress pannakse teile peale, kui te laenu võtate. Aga nüüd, mõelge, kui intress tõuseb juba näiteks 25 000 peale. Auto ise maksis 20 000, aga tagasi peate maksma 25 000. Aga läheb veel 100 päeva mööda. Kahekordistab summa. Auto hind oli 20 000, aga te peate tagasi maksma 40 000. Kas te näete, mis kiirusega intress läheb ülespoole? See läheb 2 korda kiiremini kui see sõja ja kaitse see. Ja üsna siin, ma arvan, nädala või 2 jooksul on intress läinud sellest numbrist üle ja kuusse see intress läheb lihtsalt nii suureks, et seda lihtsalt nagunii ei ole võimalik tagasi maksta. Ja kui juba vaadata seda riigi võlga üldse, siis millest me räägime? 35 triljonit ja see suureneb ja varsti pannakse rahamasinad täielikult tööle. Nii. Mis ma veel rääkida tahtsin? On see, et aktsiaturul 402 untsi hõbedat võrdub 1 untsiga päris elus. Saate aru? Internetiserveris nii palju hõbedat, kui seal on, seda ei ole olemas. Ja varsti tekib võib-olla puudus reaalse hõbeda vastu, mis on teie kätes. Ühesõnaga, praegu on mõistlik hetk investeerida hõbedasse, sellepärast, mida te just kuulsite. Mis puudutab seda,
et nagu ma olen oma eelnevates videodes rääkinud, et Ameerika siin või no üldse terve maailm liigub rohepöörde poole. Tehakse õudselt päiksepaneele, päiksepaneeliparke. Aga kas te teate seda, et Hiina lisas eelmine aasta enda riiki rohkem päiksepaneele, kui Ameerika on terve ajaloo jooksul üldse lisanud oma maale päiksepaneele. Ehk siis Hiina tegi ühe aasta jooksul sama palju päikseparke omale. Mis puutub päikseparkidesse puutub see, et mida rohkem hõbedat on su päiksepaneelis, seda kvaliteetsem see on. Ja metsikult kulub hõbedat päiksepaneelidesse. Ühesõnaga, kuna hõbe on tööstusmetall, siis üsna pea võib see tõusma hakata ja päris korralikult. Kuna seda lihtsalt on nii palju vaja. Ja arvestades seda, et hõbe on väga manipuleeritav metall. Et seda on väga lihtne manipuleerida selle aktsiaturgudel igal pool. Paisatakse ilge kogu selle sisse ja hind langeb ja keegi jälle ostab, aga fakt on see, et need numbrid, mis on aktsiaturgudel ja seal internetis, need ei ole olemas füüsilisel kujul, nagu sellel kujul, mida ma hetkel käes hoian. Ei ole seda lihtsalt olemas. Ja nii, räägin teile nüüd sellest, et kes ei tea, siis on olemas selline skaala nagu kulla ja hõbeda skaala. Ehk siis gold and silver ratio. See tähendab seda, et hetkel on kulla ja hõbeda see skaala 1 unts 80 untsi peale. See tähendab seda, et kui sul on 1 unts kulda, oletame selline unts kulda, 1 untsine. See on muidugi 30 grammi, aga oletame lihtsalt, et 1 münt, selline 1 unts kulda. Et osta see 1 unts kulda hõbeda vastu, on sul vaja 80 sellist untsi. 80 sellist mündikest, et saada 1 unts kulda. Ja kuna see skaala on praegu nii nagu mööda, siis tähendab see seda, et kas kuld on liiga kallis või hõbe liiga odav. Aga 1/80. Mõelge. Kui nüüd tehased ja igasugused kaevandusfirmad üle maailma, vahet ei ole kus see kaevandus on, igal pool on täpselt samamoodi. Kui kaevata välja kulda ja hõbedat, siis kui kaevad välja maa seest 1 untsi kulda, saad sa selle 1 untsi kullaga sealt samast alalt, nagu kus sa saad selle 1 untsi kulda, saad sa 10 untsi hõbedat. See on alati nii. 1/10 tuleb see maa seest välja. Kunagi ammu aega tagasi, kõvad aastad tagasi, oli Ameerikas see skaala 1/16 vahetati. Et 16 untsi hõbeda eest saad osta 1 untsi kulda. Näiteks, kui vahetasid niimoodi. Siis mingi hetk tõsteti see 1/25. Ja sellest ajast alates on see hõbe läinud nii tööstuslikuks metalliks, et see skaala ja manipuleerimine ja kõik selline on teinud sellest sellise, kuidas öelda, väga sellise haige skaala. Ühesõnaga. Aga ma näitan teile nüüd näiteks, et kui hetkel on kulla hind 2257 eurot ja see jagada 80-ga, nagu oli 1/80 võrdub, siis hetkel peaks olema 1 untsi maailmaturuhind 28 eurot ja 21 senti. Aga kui me nüüd võtame selle, et oletame, nagu hilisemalt siis Ameerikas muudetis ära, et 2257 jagada
25 untsi hõbedaga võrdub, siis peaks olema ühe untsi hõbeda hind 90 eurot. Mõelge. Hakkab juba vaikselt loogilisemaks minema. Kui üks unts kulda maksab 2257 eurot hetkel, siis et viia see tagasi sinna skaalasse, reaalselt peaks olema ühe untsi hõbeda hind 90 eurot. Aga vaadake nüüd seda. Loogiliselt mõelge sellele, kui maa seest tuleb välja üks unts kulda ja sellega tuleb kaasa 10 untsi hõbedat. 2257 jagada 10-ga, ehk siis üks unts kulda jagada 10 untsi hõbedaga võrdub. Saate aru, reaalne hõbeda hind peaks olema 225 eurot hetkel. 225 eurot üks unts hõbedat. Saate aru? Kui maa seest tuleb reaalsel kujul välja üks unts kulda, 10 untsi hõbedat, siis peaks see münt maksma 225 eurot. Aga kuna seda sodi ja prügi on praegu seal internetis nii palju ja ühel päeval tekib füüsilise hõbeda järele suur puudus, siis need hinnad võivad minna ajuvabaks. Mina isiklikult arvan, et 50 piiri ta püüab see aasta või järgmise, ütleme, aasta suveks kindlasti kätte. Muidugi kristallkuuli pole meil kellegil, aga ma arvan seda. Teiseks, mis ma veel rääkida tahtsin. Siin mõned inimesed räägivad, et hõbe hakkab maa seest otsa saama. Et kindlasti see on vale jutt ja ärge uskuge kõike, mis teile räägitakse. Sellepärast, et muidugi on suur puudujääk hõbedast tekkimas iga järgneva aastaga ja juba 2 aastat on olnud puudujäägis. Et kui on kaevatud välja üks kogus, siis vaja on minna teine kogus. Et näiteks, et kui biljon untsi aastas kaevatakse välja, aga vaja on 1,2 biljonit, siis on 200 miljonit või palju see on puudujääk untsi nagu. Aga see ei tähenda seda, et maa seest see otsa hakkaks saama. Võib-olla siin on mõni vanem inimene, siis ta kindlasti mäletab, et seal 70-ndatel oli selline asi, et Ameerikas öeldi, et kohe on nafta otsa saamas. Et kui me nii jätkame, siis 10 aastaga on meil nafta otsas. 70-ndatel öeldi. Aga praegu on 2024, kas nafta on otsas? Ei ole. Kas te põhjust teate, miks? Kui nad oleks samamoodi jätkanud, olekski nafta otsas olnud. Aga kuna tehnoloogia areneb, see tähendab seda, et kui Ameerika pinnal seal hakkas nafta otsa saama, siis aeg liikus edasi ja tehnoloogia arenes. Nii. Aga kuhu viidi naftapuurid? Naftapuurid viidi merre. Mõelge, maailma mered on täis naftat. Ja muidugi paljudes riikides on siiamaani seda. Et see, et seal Ameerikasse lõppema hakkas, see ei tähenda midagi. Aga tollel ajal arvati, et nüüd ongi nafta saab otsa 10 aastaga. Aga kuna tehnoloogia areneb, näed, siiamaani kasutame. Sama on hõbedaga. Räägitakse, et hõbeda puudujääk ja värgid-särgid ja seda ei saa nagu, et see saab otsa. Tegelikult on see, et järgmise 10 aastaga on meil juba selline tehnoloogia, et puurid ja kaevandused rajatakse veel sügavamale kui praegu. Ja kohti maakera peal on tegelikult selliseid koguseid, kus seda hõbedat kätte saada. Et see on loll jutt, et hõbe hakkab otsa saama. See ei saa otsa, aga suur puudujääk on sellepärast, et seda ei suudeta nii palju välja kaevandada korraga, kui seda vaja on. Ja nüüd, kuna liigub täies pöördes nagu ülespoole see rohepööre ja hõbedat on õudselt juurde vaja, mis siis saab? Näiteks üks teema on see, et Apple'i telefonid ja arvutid vajavad päris suurt kogust hõbedat. Samuti näiteks elektriautod nagu Tesla. Aga mõelge nüüd selle peale, et ei suudeta nii suurt kogust nagu välja kaevata, kui on vaja näiteks
Apple'il või on vaja Teslal. Lihtsalt ühel hetkel öeldakse, et meil ei ole praegu, kaevandus seisab, et ei ole võtta. Aga kas te arvate, et nii suur kompanii ülemaailmne ja nii, nagu üldse nii võimas kompanii nagu Tesla või Apple saab lubada, et okei, paneme töö seisma, kõik, meie ajad on läbi ja nii lihtsalt on. Nad ei saa seda lubada. Ühesõnaga, nad teevad kõik, et saada omale sisse tehasesse see hõbe. Samuti nad maksavad selle eest rohkem, see ajab kordades hõbeda hinna veel ülespoole ja ka nende tootehinnad lähevad ülespoole. Ehk siis igatipidi on minu arvates hõbe liikumas ülespoole. Aga kuna see juhtub täpselt, seda me ei tea, sest nagu öeldud sai, see on nii manipuleeritav metall. Aga kui tekib üks hetk, see suur pauk, kui on vaja reaalset hõbedat firmadel, investoritel ja tööstustel kätte saada, siis te näete seda pauku, kui see hõbe plahvatab ja see hind võib minna, ma ei tea, kus kurat. Seda me ei tea. Aga nii on lihtsalt. Ja nagu öeldud sai, vahepeal siin nägite, et kui see Ameerika riigivõlg see mull lendab seal õhku, see võlg, 35 triljonit. No kes teab, kui suureks see võib paisuda, 40, 50, 60. No ei kujuta ette. Ühesõnaga, kui see mull lendab õhku, seekord on meil ülemaailmne kriis. Teate miks või? Ma kohe räägin. Majanduskriis on meil varemgi olnud, aga mitte kunagi pole Ameerikal nii suures riigivõlas. Esiteks. Teiseks, võtke mingi eelnev majanduskriis, no mitte päris nagu eelmine või üleelmine, aga võtke nagu hilisem. Näiteks oma emade, isade ajast või vanaemade või vanaisade. Võtke sahtlitest fotod välja, vaadake neid, millised olid teie vanavanemad. Nad olid väga töökad inimesed. Nad tegid kogu aeg tööd, nagu te teate. Neil olid kartulipõllud, neil olid kasvuhooned, neil olid õunapuud, marjapõõsad, kõik oli neil olemas. Et kui see kriis isegi tuli, nad tegid ikka omal kuradi talveks, tegid kartult keldrisse, kompotte, suvel said kurke, õunu, marju, said süüa. Aga vaadake nüüd. See vahe on selles, et seekord, kui see mull plahvatab, see riigivõlg on Ameerikas 35 triljonit, aga ülemaailmne riigivõlg, ma ei mäleta, oli 100 triljonites. Et seekord puudutab see tervet globaalset maailma, ehk siis tervet maailma. Ja kui nüüd tänapäeval see kuradi kriis kätte tuleb, mõelge. Esiteks, kõigil inimestel tänapäeval väga vähestel on ju omal mingi kartulipõld, mingid kasvuhooned või marja või puuvilja mingid puud on ju. Et seekord esiteks inimeste raha muutub väärtusetuks. Teiseks, neil pole enam süüa. Kui vanal ajal neil oli süüa, siis tänapäeval enam pole inimestel süüa. Sest suur osa söögist imporditakse sisse teistest riikidest. Aga kui tuleb ülemaailmne kriis, siis kõik need asjad jäävad seisma. Saate aru? Ja kõik inimesed, kes elavad korterites, teile tunnen esimesena kaasa. Aga lihtsalt see saab räige olema, kui see asi tuleb. Sest asja pole mitte kunagi varem nähtud. Et see saab jõhker olema. Ja hetkel kõige suurem asi, mis võibki selle tasakaalu viia, ongi ainult sõjad. Ainult sõjad. Ma ei tea mitte ühtegi teist asja, mis võiks päästa selle olukorra, mis praegu maailmas on. Ainult sõjad. Suured kulutamised, suured rahamasinad käima. Maailmakord on vaja jälle paika saada. Kõik räägivad mingi digirahadest ja asjadest, mis võivad tulla, aga see keerab tegelikult maailma veel rohkem pekki. Ühesõnaga ainus reaalne raha, mis maailmas on kunagi olnud, on kuld ja hõbe. Kahjuks lõpetati
millegipärast nagu raha kasutamisena ära. Aga no see on väga ühesõnaga. See siin on ainus reaalne raha, mis maailmas eksisteerib ja soovitan teil kõigil kas või 1 untsise mündi kaupa palgapäeval kõrvale panna. Seda on kindlasti vähe, aga pikas perspektiivis teeb see ikka suure koguse kokku. Aga palju meil seda aega antud on, seda ei tea keegi. Ja nii lihtsalt on. Kullal näen väga suurt varahoidmisvõimalust, mis säilitab teie vara. Tegelikult on neid 3 kinnisvara, ehk siis maja, korter, maa, mets, saate aru, kinnisvara. Teine asi on kuld ja 3. asi, mida mina ei soovita, aga paljudele meeldib, on krüpto. Hetkel on 3 asja, millega te võite rikkaks saada. Krüpto, kinnisvara ja kuld. Aga milles ma näen kiiret kasvuvõimalust, see on hõbe. Kui te kuulasite selle jutu ära, siis te saate aru, et hõbedal on väga suur potentsiaal. Kuld vaevalt siin 2-kordistub. Ta liigub küll ülespoole, ta võib vabalt minna $3000 peale. Juba sellel aastal, kes seda teab? Aga kui suur võimalus on, et hõbe 2-kordistub, see võib käia nipsti üle öö. Seda ei tea me keegi, kuna see mull plahvatab. Ühesõnaga, soovitan kõigil hõbedat, kulda vaikselt tasapisi omale osta mõistlikult. Mitte kunagi ära sisene korraga, ära pane kunagi oma raha korraga sisse, sest sa võid osta selle kulla näiteks seal hinna tipus ja siis näiteks langeb, siis oled oma rahast ilma ja halb investeering ja kõik, aga neid asju tehakse pikaajaliselt. Kui sa hoiad pikaajaliselt oma väärismetelle, siis need ainult tõusevad. Et see ei ole kiire nagu raha teenimisvõimalus. Aga nagu öeldud sai, hõbedal on suur potentsiaal seda teha. Ühesõnaga, siin kisub juba segaseks ära. Need olid tänased uudised hõbekunni poolt. Pange like, kommenteerige, mis te arvate ja pange subscribe, olete uute videodega alati kursis ja ma ei tea, näeme juba järgmises videos. Olge tublid!